Jumala sõna prohvet Jeremia nutulaulude raamatu 3. peatükist. See on Jehova suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused ei ole lõppenud. Need on igal hommikul uued. Sinu ustavus on suur. Jehova on mu osa, ütleb mu hing. Seepärast ma loodan tema peale. Jehova on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hea on vaikselt oodata Jehova päästet. Hannese evangeeliumi 14. peatükist 1-6. salmini. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Käteta tehtud igavene hoone taevas. Sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse, et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. Meie, kes me oleme selle sulu aluses, ägame ju koorma all, sest me ei taha lahti rõivastuda, vaid olla taevaselt rõivastatud, et elu neelaks ära surelikku. Ma tahaks öelda nüüd kõigile tere tulemast, kes on siia Mahtra muuseumi kokku tulnud. Kellaaeg on küll natukene üle läinud, aga ma loodan, et sellest ei ole palju viga. Ja me tahaksime alustada näituse avamisega Juurust pärit kirikumuusikust Hella Tederist, tema elust ja tööst. Ja ma palun, et kui me seda näitust nüüd avame, et me kõigepealt süütaksime ühe küünla tema mälestuseks. Ja ma palun seda teha Hella tütrel. Ja see küünal on nüüd siin näituse pool. Mina olen nüüd selle näituse nagu kokku pannud paljude inimeste abiga, siis ma tahaksingi kõigepealt tänada kõiki neid, kes on abiks olnud. Eelkõige siis Hella perekonda, tütart ja õde, kelle juures me istusime ühel õhtul väga kaua, peaaegu poole ööni ja vaatasime neid asju ja võtsime kaasa. Nii et suur tänu teile. Ja siis oli suureks abiks veel Marika Kahar, Kaarli koguduse praegune organist ja Hella kauaaegne kaastöötaja, kelle abi oli ka väga suur ja kes juba leidis siit ka mõningad vead nendest faktidest, nii et ma palun nende ees ka juba ette vabandust. Siis tahaksin tänada muidugi muuseumi töötajaid,
kelle abi ei olnud ka mitte väike ja kellega koos me siin mitu head päeva veetsime. Ja lõpuks selle näituse kokku saime. Nii et aitäh Tiia Schmidtele ja Maie oli veel, kes andis palju abi. Ja lõpuks ma tahan tänada oma abikaasat Markot, tänu kellele võib-olla see kõik teoks sai, kelle idee see oli. Seda sai siis edasi arenduma hakata. Nii et aitäh kõigile. Ja seda tahtsin veel öelda, et ühe inimese elu ja töö loomulikult ei mahu siia väikesesse näitusesse ega ka suuremasse, kui meil oleks kogu see maja olnud kasutada. Et need on siiski killukesed ja faktikesed ainult. Et tema elu oli kaugelt laiem ja sügavam. Lugupeetud kohalviibijad, enne kõike muidugi Hella Tederi pereliikmed ja kolleegid, aga ka Mahtra ja Juuru inimesed, kui neid nimetati selle näituse idee autoriks, siis ma tõepoolest mõne sõna ütleksin. Ma ei oskagi öelda, mispärast, aga mulle endale on need mõtted seoses selle näitusega ja kirikumuusikaga ja Hella Tederi elutööga olnud nagu viimase poole aasta jooksul kuidagi emotsionaalselt väga lähedased. Ma ei tahaks siin pikalt rääkida Hella Tederi elutööst, sest sellest peab Marika ettekande kirikus konverentsil kell 3. Ma ei ole ka õige inimene sellest rääkima. Küllap see näitus avab natukene, aga selle näituse pealkiri on kitsastes oludes palju saavutada. Ja võib-olla need sõnad võiksid meid korraks kutsuda kaasa mõtlema. Kui võrrelda ühte ajastut mingisuguse anumaga, millel on kindlaks kujunenud vorm, kindlaks määratud vorm. Kui me sünnime ühel või teisel ajajärgul, ühe või teise riigi korra ajal, siis ega meie käes ei ole ju seda muuta. Samamoodi nagu me ei saa valida oma vanemaid, oma sündimise paika, perekonda, mis ka suuresti määravad ära meie edasise haridustee ja nõnda edasi. Siis inimesi on mu meelest kahesuguseid. On neid, kes on nii nagu vesi või mis tahes muu vedelik, et nad võtavad selle anuma kuju, kuhu nad on valatud. See tähendab, et nad rohkem või vähem muganduvad selle ajastuga, nende oludega, mis parasjagu on võimalik, ütlevad, et ajad ja olud on sellised, ma pean elama niimoodi ja niimoodi, ärge mult rohkem nõudke. Ja ilmselt on teisi, kes on nii nagu õhk või gaas, mis ei mahu ühtegi anumasse, mis täidavad seda ühelt poolt sisuga, aga ei mahu ka sinna päriselt ära. Ja ilmselt Hella Teder on olnud üks niisuguste hulgast. Sest kui mõelda seda, mida ta oleks võinud saavutada teissugustel aegadel, võib-olla oleks ta täiendanud ennast mõnes Euroopa konservatooriumis, võib-olla oleks ta saanud heliloomingut nõnda õppida, kui ta tahtis. Võib-olla me mälestaksime täna sel korral hoopis mõnda rahvusvaheliselt tuntud heliloojat või muusikateadlast, raske öelda. Aga kui mõelda, et ka niisugustes oludes on võimalik kasutada aega, siis ma tuletaksin siin meelde Tallinna Jaanikoguks õpetaja Toomas Pauli, kes kirjutab oma isast Arvet Paulist. Nõnda, et kui tema isa oli koonduslaagris Ivdelis, siis ta ühes erakirjas on maininud, et osad tema laagrikaaslastest avaldasid soovi, et kui nad saaksid, siis nad uinuksid magama ja kogu selle pika vangistuse ja koonduslaagri aja nagu magaksid maha, et mitte seda üle elada, kõike seda taluda, et ärkaks jälle siis, et kui kustutaks need 25 aastat oma elust. Ja Arvet Paul ise ütles, et tema ei ratsiks ka niisugustes oludes mitte ühtegi hetke ega päeva raisku minna. Ilmselt oli ka Hella Teder niisugune, kes
võttis ühelt poolt maksimumi ja teiselt poolt andis endast maksimumi. ja ma arvan, et see on, mille pärast see näitus siin täna on ja mida ka meie võiksime temalt õppida. aga mina omalt poolt tahaksin ka anda kihelkonnapäevade toimkonna esimehena siin üle 2 raamatut tänutäheks. esimese samuti Hella Tederi tütrele. ma kujutan ette, et ega see ei olegi nii kerge lugada 2 inimest üsna niisugusesse intiimsesse sfääri, nagu on erakirjad ja pildid ja kogu see ühe perekonna ja elu lugu. ja et seda natukenegi kompenseerida, siis me kingime teile kihelkonnapäevade toimkonna poolt ühe teise helilooja lapse kirjutatud raamatu Teisal. ja suur tänu veel kord. ja teine raamat kihelkonnapäevade toimkonna poolt on näituse koostajale Viljamile. Ole tänu. see tänane näitus ja tähelepanu temast on tõstatatud ja et see on tõeks saanud, sest ta vääris tõesti seda. Tegelikult ta oli oma loomult tagasihoidlik ja ei tahtnud kunagi ise sõna võtta või kuskil esile tõusta. Aga mul on siiski hea meel, sest see tänane näitus ja konverents see näitab seda, et me oskame hinnata neid, kes on olnud meie kõrval, töötanud kirikus muusikapõllul, kes olude sunnil pidid jääma nagu tahaplaanile ka nendel rasketel aastatel. Suur tänu ka muuseumiperele, väga kaunisti teil kujundatud ja tehtud. Siis niikaua kui osa rahvast vaatab näitust, siis teised võiks siia lauale lähemale astuda ja võtta tassi kohvi. Meil on ka natukene veini siin välja valatud ja iseend siin teenindada. Ja siis jälle vahetame, kes vaatab näitust ja kes tuleb jälle laua äärde. Nii et olge kenad, tundke end koduselt siin meie väikeses muuseumis ja eluloost, jah.
segakooris ja 51. aastal mõlemad juhatasid jõuluajal juba seda koori nii pühavaimust kui ka saalis. 51. aasta sügises kinnitati seda Kaadikohuse organist ja koorijuhiks ja juba 52. aasta algusest, kuna ei olnud oma koori, siis õpetajad olid huvitatud, et saaks oma kogusel oma koor ja nii vaikselt suust suhu öeldi inimestele edasi ja kutsuti koori ja esimene koori kokkusaamine oligi 52. aastal veebruaris ja selle koori algatajaks oli siis Ella Teder. Koor sai paar kuud laulda ja juba suurel reedel laulsid nad oma esimesed laulud. Koor kasvas üsna suureks, üle 70 inimese, lauljad olid noored ja võimekad. Kooriharjutused toimusid 2 korda nädalas ja üsna pea tulid muurvormid, millega saadi hakkama selle 11. aasta jooksul. Siin võib nimetada 53. aastal laulda sama Hiopi ja Saare kuulutamist mitmel korral, mitte ainult saalis, seda laulda mujal. 54. Hendeli oratooriumi Simsoni 1955. aastal tervikuna enne oli laulnud osadena, 57. aastal lauldi Streigi Requiem, siis 59. aastal Peetoni C-dur-missad osalised, 61. aastal Alfred Karini Fantasia, kuidas pean ja nii edasi. Hiljem tuli veel Johan Tambergi üks päivis, Tobias Otsepi hirm, pikem oli teos ja Johan Tambergi Kustu päike. Suur tänu veel kord ja läheme edasi teise ettekande juurde. Toomas Mäeveli on õppinud oreli parandamist Eestis, Saksamaal ja Lätis. Ta on osalenud sümpoosiumidel ja meistrikursustel Eestis, Rootsis ja Soomes ja aastast 1995 töötab iseseisvalt Tallinna kirikute, mitmete Tallinna kirikute orelite poolde. Ja paralleelselt orelite parandamise praktilise tööga ta uurinud Eesti orelite ja orelimeistrite ajalugu ja aastast 1994 on tal esimesed kokkupuuted Luuru kiriku oreliga ja Luuru kiriku orel ongi ettekande teemaks. Näen pildi peal, tuleb tunnistada, et ega see ülesanne väga kerge ei ole. Sellepärast, et orel muusikariistana esitleb ju ennast kõige paremini ise. Aga sellegipoolest tutvustaksin teile täna siis oma versiooni selle instrumendi kujunemisest just niisuguseks, nagu ta meil siin tänapäeval nüüd on. Luuru kiriku orel on 2 manuaali ja pedaaliga 17 registriga instrument. Kui palju on? Siis ma ütlen ise ära juba 918. Kõige pikem vile on 2,5 meetrit pikk ja kõige lühem on umbes selle ühe sõrme lühipikkune 2 sentimeetrit. Suur tänu. Ma küsiksin ise ühe küsimuse, millele võib ilmselt vastata väga pikalt, aga võib ka lühidalt vastata, et millised selle pilli võimalused lisaks liturgilisel jumalateenistuse sees koraalisaatele oleksid kontsertmuusika esitamist, mis ajastute, mis laadi muusika jaoks sobib?
no see on üldiselt ikka niimoodi, et kui on vana orel, siis uut muusikat selle peal esitada on raske. Nii et sellega sobib esitada neid varasemaid heliloojaid, kes olid siis enne 1897. aastat, aga loomulikult teatud määral ka uuemaid. Et lihtsalt need väga modernsed asjad, kus juba võetakse ette mitmesugused abivahendid, seal enam klappe kätega ei puudututa, vaid juba on sellised ülesõitmise suusad nii-öelda, siis see muusika võib-olla siin oreli peal ei tule nii palju esile, kui ma seda öelda. Aga nagu ma seda dispositsiooni tutvustades ka näitasin, eks ole, et siin peavärgis on üsna head värviregistrid ja samuti teises manuaalis head saateregistrid, siis kontsertidel tema kasutamise võimalused on ka üsna suured, just nii saateinstrumendina kui ka soolopildina. Nii et sobib kasutada ka kontsertideks. Õppinud viiulit ja akordeonit, ta lõpetanud Muusikaakadeemia aastal 1995 just muusikapedagoogika erialal ja on õppinud Salzburgi ülikooli Horni instituudis muusika ja liikumisõpetus. Aastal 2001 ta kaitses Tallinna pedagoogika magistrikraadi ja tuli juba töötanud õpetajana koolides, Tallinna Reaalkoolis, Eskulaste Reaalkoolis, Põltsamaa ühisgümnaasiumis. Hetkel on ta Põltsamaa muusikakooli rütmik- ja muusikaloo õpetaja ning Viljandi kultuurikolledžis ja Tartu õpetajate seminaris ornipedagoogika õppejõud. Ja ta on viinud läbi seminare ja teinud lastega muusikateatrit Austrias, Saksamaal, Šveitsis ja Leedus. Ta tegeleb õpetajate täienduskoolitaja Viljandi kultuurikolledžis ja avatud meile instituudis. Ja ma tean, et me sisaldab ka videograafimist. Minu teema on siis võetud muusikaõpetusest ja see on midagi niisugust, mida me kõik oleme elus läbi elanud, kas siis muusikaõpetajast või õpetajatöötajas. See kindlasti on midagi niisugust, mis ka meist kõik väga erinevaid mälestusi esile. Kellel tuleb meelde õpetajad ja kellel tuleb meelde laulikukaas või kellel tuleb meelde laulukessid õhtu või mis iganes või kooliproovusagi. Nii et natukene me läheme nüüd muulust ja võib-olla ka kirikust pisut kaugemale, kui mitte päriselt, et õpetamine hõlmab ju koolides on nii kirikus, koolis kui kusmina veel nii-öelda ka. Ja üldse, kui me muusikast räägime, siis on see ju midagi niisugust, mis toob meid tagasi või viib meid sellesse aega, kui ma olen nüüd siin olnud, sest et muusikaga on inimeste elu olnud kogu aeg seotud. On muusika saatnud nii rõõmsade ja hulgasündmuste juures inimeste elu. Siiski meie kõigi jaoks olla õpetaja või mitte olla õpetaja, et võib-olla üks märksõna, mis aitab tegelikult nagu vallandada seda, et kust ta tuleb, et lapsed ise loovad või ise teevad, ei ole midagi muud kui vaadata ja jälgida ja püüda
sest et see, kui palju lastel on ja kui palju nad endast avaldavad, see hulk on väga suur. Küsimus on alati selles, et me õpetajana või ka lihtsalt täiskasvanud inimesena suudame lahendusi märgata ja kas me oskame siis sellega midagi ette teha. Kas me oskame õigel ajal minna selle lapsega kuskile, kui meil on ise õpetaja, kes aitab kõik seda edasi arendaks või kui ma olen õpetaja, et ma taban selle idee, mis sellel lapsel oli ja ma proovin teda aidata ja proovin koos edasi. et need esikoharaamatud ongi teie ees jaotamine keskaegset prootsid, siis Villutootsi kirjasti kultuurilustamise, kultuurpõhjuse kroonika ja 5. tuli see Saaremaa esimene kõige, mis on nii, et nagu selline kõige. Eile ma lugesin seda peale Rumessini kontserti seda raamatut veel kella 2 öösel saunast, et kui kedagi ei olnud, siis istusin üks soojas sauna eesruumis ja lugesin seda. See on niisugune kena nostalgia. Ja siis ma mõtlesin seda, et minul
oma tervituse või lõppsõna siit, enne kui me koduteele läheme tervetama. arvan, et korra aastas toimuvad jõulukirukonnapäevad peaksid meile hinge andma ja vanemate hinge seisma terveks aastaks, et järgmisel aastal välja tulla ja jälle uut jõudu saada. Kindlasti täname kõiki osalejaid, kes need 2 pikka päeva vastu pidanud. Lõpetuseks ütleks veel, et iga üritus lõpp on kindlasti omamoodi kurb. Aga samas tore on see, et iga lõpp tähendab mingi asja algust. Seda raamatut sa said jätta rahva südamlik tänu ja käetulistus. Ja Ülle Vitkar. Markol on üks haruldane omadus, et tema oskab argipäevased ja väga lihtsad asjad, mis on tegelikult väga tähtsad. No näiteks öelda, kust saab raamatu või lehe või tassi kohvi, siduda sügava mõtte, elu mõtte otsimise ja filosoofilisusega. Püüab ennast väljendada üsna täpselt. Meie peaeesmärk oli see, et ühendada inimesi juurupiirkonnas. Ja üks eesmärk oli ka see, et juuru ei oleks väike koht. Edasi ja jõudu sulle suuremaks. Ja ihmisten on meil igaühel oma tee siin maailmas käia, omad võitlused võidelda, omad mõtted mõelda, omad küsimused küsida. Me täname siin nende hetkede eest, mis sa tõstad meil argisest ja tühisest kõrgemale. Muidugi võiks see ju olla nii, et me igas päevas, igas hetkes ka kõige argisemates ja tühisemates hetkedes suudame näha sinu täiust ja kogeda